täna hommikul on nii, et mul ei tule selline traditsiooniline emadepäeva jutlus ja lugu on vaata selles, et ei ole nagu minu valida, mida rääkima peab. Ja sellepärast issanda ees olles, kui saad selle sõnumi, siis seda tuleb jagada ja see, ma usun, et see lähtub tegelikult nagu sellest ajast ja sellest olukorrast, milles me oleme. Jeesus rääkis ka väga erinevaid kõnesid. No ütleme, et meil on mäejutlus tema teenistuse alguses aga meil on ka viimase nädala jutlused, kus on tegelikult väga tõsised hoiatused. Ja seal on niimoodi, et on see Viinamäe lugu, see tähendamissõna, mida ta räägib, siis need variseerid ja kirjatundjad ütlevad, kuule, ta räägib ju meist. Ja ütleme, et need inimesed taipasid seda kohe. Ja samamoodi ütleme see Mattiuse 23. peatükk, kus on räägitud see häda nendele kirjatundjatele, variseridele ja need olid sellised väga, kuidas ütelda, sellised otsustavad sõnumid, mida ta pidi tegelikult nagu rääkima selleks, et et see sõnum pidi lihtsalt kohale jõudma. See võiks ju olla niimoodi, et lõpetuseks, et räägid midagi hästi ilusat, et ilus mälestus jääks ja see on otse nagu vastupidi, kui Jeesus algab, siis inimesed on väga vaimustuses tema jutust, ta räägib nagu see, kellel on meelevald, aga need lõpusõnumid olid üsna sellised teravad ja paikapanevad ja valusad. Ja sellepärast ma usun seda, et meie ka, kes me praegusel ajal elame, me elame tegelikult sellisel ajal, kus me vajame tegelikult väga selgeid sõnumeid. Ja sellepärast on see nii, et me ei vaja seda, et käisime jumalakojas ära ja et me kõrvu silitati ja öeldi, et kõik on nagu hästi, kui ei ole siin selles maailmas kõik hästi. Valdavalt meie rahvas elab, siin selles maailmas elab uudistes. Ja sellepärast on see niimoodi, et olen olnud teatud eluperioodil üsna usin uudiste kuulaja. Mäletan, et kuulasin hommiku kella 6 Eesti raadio uudised ja 12 õhtul hilja ja vahepeal see ERR saatis mulle koju teada, et märgi ära, mida sa kuuled ja täitsin neid suuri küsimustikke ja nemad olid õnnelikud, et keegi vitsib siukseid asju teha, neid ristikesi nendele oma uuringuid, mida nad tegid, eks. Ja nii ta oli, aga ühel hetkel mul sai nagu sellele nagu lõpp, lihtsalt leidsin sedasi ja see on, ütleme, tõesti väga palju tegelikult muutunud ja ka praegusel ajal isegi muutub, sellepärast, et vaata, kallid, me ei ela tegelikult uudistest. Vaata, uudistega on selline lugu, nii nagu nende Ateena meestega. Ja nüüd ma teen lahti selle Apostlite teod 17 korraks. Ja seal on, kui Paulus on Ateenas, siis ta saab ühe sellise huvitava kogemuse osaliseks. See rahvas on selline väga usin uudiste kuulaja ja ta siis 17 loen kõigepealt. Ta arutles ja väitles nüüd sünagoogis juutide ja proselüütidega ning turul iga päev nendega, kes tema juurde juhtusid. Ja siis on niimoodi, et aga ütleme, et nad kuulasid ja siis nad arvasid sedasi, et aga mõned nende epikuurlaste ja stoikude mõttetargad vaidlesid temaga, ühed ütlesid, mida see lobasuu tahab öelda, teised aga ta näib kuulutavat võõraid vaime, sest ta kuulutas evangeeliumi Jeesusest ja ülestõusmisest. Ja siis on niimoodi, et nad võtsid ta kinni, viisid aeropaagile sõnades, kas me võime teada saada, mis uus õpetus see on, mida sa räägid, sest sa tood meie kõrvu võõrastavaid asju. Me tahame nüüd teada saada, mis need õige on. Kõigil ateenlastel ja seal elavatel muulastel ei olnud muuks aega, kui vaid rääkida ja kuulata midagi uut. Nii et nemad olid siuksed uudiste kuulajad. Aga teate, mis on uudiste kuulamisega? Mõtlen, et vaata, uudiste kuulamisest sina rahuldatud ei saa, kui sa mõtled nüüd selle peale. Sa pead järgmine õhtu jälle kuulama neid, eks? Sest see ei rahulda sind, see ei toida sind. See pigemini võib ärritada sind, see võib tuua sulle hoopis hirmusid, sest seal on omad nipid, kuidas tegelikult inimesi saada just nende uudiste kuulajateks, sellepärast, et väga tähtis on kõigil, kes midagi teevad ju alati, et oleks ikka need, kes seal kuulavad ja vaatavad. Ja sellepärast on see nii, et nendel on nagu oma eesmärk. Aga eesmärk ei olegi see, et sa oleksid rahuldatud ja vaata Jumala sõna juures, kui me oleme täna, siis on see täiesti tegelikult üks selline teine lugu. Nüüd on niimoodi, et kui me Jumala sõna kuuleme, see toidab meid, see tegelikult kosutab meid, see tervendab meid, see varustab meid, see kaitseb meid, nagu Efesuse, ütleme, 6. peatükis on öeldud, et Jumala sõna, vaata milliseks kilbiks ja kiivriks ja mõõgaks meie käes on, ütleme, eriline osa, teeb targaks tegelikult ja sellepärast on niimoodi ja kui issanda käest tuleb
sõna, see toidab meid. vaata, see rahuldab meid ja sellepärast kiitus Jumalale, et täna me võime tegelikult olla selle sõna juures. ja see sõna võib olla terav, aga see on eesmärgiga ja sellepärast seda teravat sõna ka on vaja, et see saadaks korda seda, milleks issand selle välja läkitab. See sõna peab tegelikult meie eludes vilja kandma, sellepärast et issanda sõna on elav seeme ja sellepärast on see nii, et kui see meie eludes midagi ei muuda, no siis on midagi valesti selle südame põllumajaga kapitaalselt. ja sellepärast issand tegelikult tahab, et tema sõnal oleks tulemus siin selles maailmas ja ta leiab tegelikult need inimesed, kelle juures see tulemus on. Nüüd aga kui ütleme, et on sellised inimesed, kes ei kuule ega ei näe ja sellepärast ja eks need uudistekuulajad Ateenas valdavalt olid need, kes ei saanud asjale üldse pihta. Ja sellepärast, et see Ateena lugu ju lõpeb nii, et Paulus läheb ära, mõned hakkavad seal pilkama teda ja 34 salm sellest peatükist veel ütleb, aga mõned mehed ühinesid temaga ja said usklikuks. Ainult mõned, pisut inimesi, kes tegelikult, kellele see sõna kohale jõudis. Ja sellepärast nii see on, et vaata, kui ei ole kõrva kuulda, siis ei kuule. Ja sellepärast on see niimoodi, et ma ütlen, et hinda sina, kui sa Jumala sõna lugedes midagi saad. Hinda sina seda, kui sa jutlusi kuuletes nagu leiad ja saad seda, mida Jumal on rääkimas. See on eriline asi, sest mitte kõik inimesed ei kuule ega ei näe ja sellepärast paraku see nõnda on. See on meie eelis, tegelikult väga suur eelis. Ja hoia seda kuulmist, hoia seda nägemist, ära kaota seda. Mäletan kord, niisugust paar näidet meie, võiks ütelda isegi nagu koguduse ajaloost. Ütleme, üks mees ütleb oma naise kohta, kes sai päästetud ja tulime kogudusse ristitud ja elu läks nagu selliselt täitsa käima. No mees ütles, et see on tal hetke vaimustus, varsti läheb see mööda. No kahjuks läksid mehe sõnad täide. Et see oligi nagu üks selline hetke vaimustus, mis läks mööda. Vaata, see oli nagu üks selline mingisugune uus asi, mille juurde tuldi ja ütleme, et ja oldi väga innukas tegelikult, võiks ütelda, ja siis ühel hetkel on selline soss, kus tegelikult see asi on tegelikult nagu lõppenud. No mingil määral võib-olla mees tundis oma naist ja võib-olla ta oli näinud mingisuguseid teisi huvisid ja värke, et kuidas ta mõnest asjast vahest süttib ja kuidas ta seal lõpetab. Seda ma muidugi ei küsinud ja seda ma ei tea. No hea küll, üks selline näide, aga olgu see meile hoiatuseks, et vahest meiega võib juhtuda niimoodi, et me oleme Jumala sõna juures ka nagu mingisuguste uudiste juures. Kallid, see on igavene sõna, see on muutumatu, see ei ole mitte mingisugune uudis, see on tõde, mida kuulutatakse, mis lihtsalt kehtib, mis on läbi, ütleme, aastatuhandete, maailma rajamisest saadik, võiks ütelda, see kõik kuni lõpuni välja. Vaata, see sõna on selline asi, et siin me ei saa suhtuda niimoodi, et mis on praegusel hetkel moes. Vahest see läheb kogudustes ka niimoodi, et meil tuleb mingisugused moejutlused tulevad, et praegu on see aeg, et me räägime nagu sellest. Aga kallid, me peame tõde rääkima, mis on muutumatu. Nüüd ja üks teine näide, üks mees ütleb niimoodi ühel korral, kui ma küsisin, et kuule, miks sa enam koguduses ei käi? Ta ütles, et kuule, siin ilmas on ikka mingisugused teisi teid ka peale Jeesuse. Et ma nüüd hakkasin neid teisi otsima, et ma juba selle Jeesuse tee peal käisin, ta tuli innukalt, ta tuli suure piibliga vahest ja kogudusse, kõik oli selline, et nägid, et mees võttis nagu selle asja nagu tõsiselt kätte. Ja siis ühel hetkel on selline lugu, et hakkas otsima mingisuguseid teisi teid. Millest see tuleb, et üldse saab sedasi juhtuda? Sest et vaata, kui me issanda leiame, me oleme leidnud kõige kallima pärli. Ja miks siis minna neid odavaid veel sorteerima? Ja mis ei ole seda. Aga vaata, juhtub inimestega niimoodi, et mingisugune vale arusaamine, mingisugune, kuidas ütelda, asi, mis nagu ära petab kuidagi, mille juurde tegelikult inimesed lähevad. Eks see inimese langemine alguses Edenis oli täpselt seesama, et sa langed ära kõige ilusamast, mis on. Sa langed ära sellest, mida Jumal oli sulle teinud, valmistanud sulle selle elamise. Ja see siis mingisuguse maajutu peale hakkad otsima midagi paremat ja muid variante. Nii et paraku need asjad on võimalikud, et inimesed teevad need eksitusi. Ja siis on niimoodi, et igal juhul on kindel see, ega sa mitte midagi muud ei leia paremat ja hea on, kui sa siis ühel korral oma ekslemise tagajärjel jälle ikkagi jõuad õigesse kohta tagasi, nagu üks kadunud poeg, ja siis on jälle ka hästi. Aga nüüd täna, kuna ma ütlesin sedasi, et ma ei hakka eriti üldse siin nagu emadepäeva teemal rääkima, siis ma tahan nüüd lugeda mõned sellised kohad Jumala sõnast ja ma teen lahti kõigepealt veel siis nüüd 2. Timoteuse kirja 3. peatüki. Ja loen sealt mõned salmid, mis ütlevad meile just teatud tõed. Kaks asja, mida tahan tähelepanu juhtida.
ja see 13 salm ütleb väga kurb lugeda, kurjad inimesed ja petised lähevad ikka aga pahemaks, eksides ise ja eksitades teisi. Aga sina püsi selles, mida sa oled õppinud ja usaldanud, teades, et kelle käest sa oled õppinud ja kuna sa tunned lapsest saadik pühikirju, mis võivad sulle tarkust anda päästeks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks ja parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. No siin on lihtsalt tänase jutluse selline 2 mõtet, et üks asi, ma räägin sellest kurjast poolest ja sellest pettusest, mis on siin selles maailmas, ja aga räägin ka sellest, et tegelikult, et kõik Jumala sõna on hea ja sellepärast on niimoodi, et emadepäeval ükstapuha, kus sa piiblist loed, see on emadele ja meile kõikidele tegelikult hea, sellepärast, et siin ei ole mitte mingisugust teist asja vaja, mille juurde Jumala vaim juhib, see on antud hetkel kõige parem. Ja nüüd ma loen veel ka ühe apostel Peetruse sellise hoiatuse ja see on 2. Peetruse kirja 3. peatükk ja siin 17. salm, see on üsna kirja lõpp. Mu armsad, et te nüüd seda teate, siis olge valvsad, et teid ei kistaks kaasa kõlbluseta inimeste eksitusega ja et ei langeks ära oma kindlalt aluselt. Vaata, see on selline, ütleme, et see kõlbluse langus praegusel hetkel on väga tugev, ütleme siin selles maailmas. Ja see maailm tahaks kiskuda ka Jumala rahvast ja kogudust tegelikult sellesse kaasa. Et oleme kõik ühtemoodi. Aga näed, kuidas apostel Peetrus oskas oma kirja niimoodi lõpetada, et ta hoiatab sellepärast, olge valvsad, et teid ei kistaks kaasa nende kõlbluseta inimeste eksitusega ja et ei langeks ära oma kindlalt aluselt. Ja sellepärast me näeme sedasi, et ütleme, Jumala riigis, ütleme, et ka vaimulike tasemel on neid, kes tegelikult lähevad kaasa, võiks ütelda, nende valede asjadega, ütleme, ütleme, arusaami, mis on täiesti Jumala sõnaga vastuolus, lähevad toetama. Sain vaimus niisuguse teadmise, see on sellepärast, et tegelikult salaja tegelikult elatakse ise seda sellist elu. Ja siis sa ei saa ju tegelikult sõdida selle vastu, mida sa salaja oled ise tegelikult elamas. Ja ütleme, et see võib olla niimoodi, et see võib olla peidetud paljud valed asjad, mis inimeste eludes on. Ja siis, ütleme, et praegusel ajal on see aeg, et võib-olla meie maa on nii väikene ja siin on nagu vähem neid lugusid, aga Ameerika maal ja kus siin kuuled sedasi, et kuidas tähed langevad, sellepärast, et varjatud vale elu on. Ja arva sa siis, et sa siis saad patu vastu võidelda Jumala sõna kuulutades, kui sa ise tegelikult elad selles samas. Ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, me põhimõtteliselt on nii kui Jeesus ütleb sedasi, et kuulge, et tehke nende sõnade järgi ja ärge nende tegude järgi tehke, sest et õiget juttu nad võivad ju rääkida, aga tegelikkuses on niimoodi, et see ongi nõrgem selle tõttu, et päris teravat juttu ei tohi ju siis rääkida. Ja sellepärast, näed, Jumala sõna hoiatab meid, et kõlbluseta inimesed kisuvad kaasa aga aidaku meid Jumal, et me aluse pealt ära ei langeks. Vaata, me elame kohutaval ajal, teate, mis aeg on käes? Vaata, nüüd on niimoodi, et kogu tehnoloogia on pandud ka valetama. Jüri Kusmin just üks niisugune väikene mõte, mida ta internetis seal YouTube'is tegi, ta tegi selle hoiatuse, ütles selle koha pealt, et okei, et kui muusikat tehakse praegusel hetkel, et tehisintellekt paneb mängu ja laulu kokku ja ütleme, tuleb selline asi, et kannatab kuulata. Pidi olema küll sedasi, et seda hingestatust seal sees niimoodi ei ole, et ikkagi kui inimene laulab, siis on see hing ka seal võitleda sees, mida me tajume, aga ütleme, et see tehisvärk võib teha, mis on nagu ilus, vaatad, et kõik on korrektne, kõik taktid on täpsed ja ütleme, et kuidagi on selline, aga pidavat olla selline ka veel, et selle järgi inimene hästi laulda ei saa. Et seal on niisugune, tekib inimesel ebakõla. Et see on omaette proovi küsimus. Aga see on nagu väiksem probleem, kui ütleme, natuke see nagu ka isegi usuteemalised laulud ja tehakse vahest selliselt ära ja kui siukseid levitatakse. Aga hullem on see, kui lähevad sõnumid, lähevad selle peale, et juba mitte inimene Jumala ees olles ei tee jutlust, vaid ta palub sedasi, et kirjuta mulle kokku see sõnum, mida on vaja rääkida. Või praegusel ajal on see niimoodi, et pannakse mingisuguse pühamehe nägu, pannakse ette, isegi häält saab järgi teha ja pannakse masin rääkima ja ta räägib midagi. Ta võib rääkida suhteliselt niimoodi, et on nagu normaalne, aga kui siin on natukenegi valet sisse poogitud, siis on see ju tegelikult on väga, väga ohtlik. Ja sellepärast me elame sellisel ajal, kus ütleme, võiks ütelda, need tehnoloogia, need valetamise masinad on tegelikult siin selles maailmas tegutsemas. Pole midagi imelikku. Seda
maailma valitseb see valede isa. Ja sellepärast on see niimoodi, et tema tarvitab kõike seda, ütleme täiega, mis iganes olla saab. Ja püüab oma eesmärke saavutada ka kõige selle tehnoloogia kaudu. No nagu see Mattiuse 24. peatükist, eks need Jeesuse hoiatused on siin sellised, et kõik need valemessiad, valeprohvetid ja siis ütleme, et üldse valevennad ja kõik need asjad, mis Uus Testament välja toob, mis võivad olla, ja valeimed, ma ei hakka seda kohta tegemagi lahti, sest nii mitmeid kordi seda oleme ju juba lugenud ja vaadanud ka. Nii et, ja need on kõik selleks, et eksitada. Ja kallid, sellepärast on see niimoodi, et see on hoiatus meile kõigile. Vaata, me hiljaaegu eksisime ühe asjaga. Vaata, siin see Nick Vutsitse pärast palvetasime, tehti päevaoperatsioon. Puhas vale, mida tegelikult keegi levitas. Meid eksitati ja me olime siirad siin, mina palun, me kõik ohkame, palvetame, aga tegelikult pole seda lugu olnudki. Aga kellel seda jama vaja on? No kellel on niisugust jama vaja? Aga need kellelgi on niisugust jama vaja. Ja sellepärast me elame sellises maailmas ja mõtlen, et me mitte keegi ei ole süüdi selles, et et me palvetasime ja palusime tervenemist ja õnnistasime seda meest. Aga lihtsalt teatud mõttes on niisugune nagu kurb, et me elame sellises maailmas, et ka sellisel pinnal viitsitakse teha tegelikult valesid siin selles maailmas. Ja neid on nii palju igasuguseid rumalaid asju, mida siin selles maailmas praegusel hetkel lihtsalt meile uudiste kaudu või mida kõike tehakse, sellest me elame sellises maailmas. Et tahetakse tegelikult meid kuidagi eksitusse kuskile keerata. Nii et selline eksitajad vaimud on siin selles maailmas, 2. Timoteuse 4.1 räägib sellest ja sellepärast ja siis nagu lugesime, et need kurjad inimesed aina eksivad ise ja püüavad eksitada teisi ka rohkem. Ja siis on neid, ütleme, selliseid valeõpetajaid ja lobiseid, ma ütlen ühe Pauluse ütlemise veel, vaata, kuidas ta Tiitusele, kui ta kirjutab, 1. peatüki Tiituse ja seal salmid, valeõpetajate kohta, niisugune pikem lõik, loeme natukese seda ka, et me mõistaksime, et mismoodi käib. On palju vastuhakkajaid, lobisejaid ja eksitajaid. Ja vaata sellised, kus on vastuhakku, see on selline, kuidas ütelda, see on hoiatuse märk alati meile nagu selle koha pealt, et midagi on seal valesti. Lobisejad, eksitajad ja eriti ümberlõigatute, nende pühade seas siis vana testamendi pühade seas. Kellede suu tuleb sulgeda, sest nad pööravad ära terved pered, õpetades häbiväärsest kasuimust seda, mida ei peaks. Üks nende seast, nende oma prohvet on öelnud, kreetalased on luiskajad, tigedad loomad, lasklejad, vatsad. See tunnistus on tõsi, sel põhjusel noomi neid karmilt, et nad oleksid usult terved ja ei hooliks juudi müütidest ega tõele selja pööranud inimeste käskudest. Puhtale on kõik puhas, rüvedale ja uskmatule pole miski puhas, vaid rüve on nende meel kui ka südame tunnistus. Ja nad väidavad end Jumalat tundvat, aga tegudega salkavad tema, sest nad on jäledad, sõnakulmatud ja ei ole siis ühelegi heale teole kõlblikud. Me näeme, milliseid, ütleme, hukkamõistvaid sõnu tegelikult Apostel Paulus pidi kirjutama ja see on jäänud samamoodi hoiatuseks läbi aegade, milles me oleme. Nüüd ma usun, et ilmutuse raamatuse eksituse loo võtan ka, lasen kiiresti üle, need olen kirjakohad niimoodi märkinud, keeran lehekülge, esimene on 12.9 ja seda sellepärast, kallid, et Jumala rahvana, et me oleksime valvel selle koha peal, et meid tahetakse petta, meid tahetakse eksitada ja see on saatana kindel plaan. 12.9 on öeldud sedasi, suur lohe heideti välja, see muistne madu, keda hüütakse kuradiks ja saatanaks, kes eksitab kogu ilmamaad. Ta heideti maa peale ja tema inglid heideti koos temaga. Ja nagu Johannese kiri ütleb, et palju eksitajaid vaime on tulnud siia sellesse maailma. 13.14 ja siis on räägitud, ta eksitas ilmamaa elanikke tunnustähtedega. Vaata, ütleme, et siin on niimoodi, et see metsalised tulevad ja hakkavad neid tunnustähte tegema. Jeesus hoiatas selle koha pealt ka. Tunnustähed ei tähenda mitte kui midagi, katsuge alati vaimud läbi ja sellepärast küsimus meil väga selgelt hoiatusena öeldud. 18.23 on öeldud sedasi ja siin on räägitud, et lambivalgust ei paista sinu sees enam ja ei peikmehe ega mõrsi häält ei kuulda enam sinu sees, sest sinu kaupmehed olid ilmamaa ülikud ja nõidusega eksitanud kõik paganad.
ja vaata, sellepärast on see niimoodi, et nõidusega eksitatakse ja siis tuleb see pime kätte, kus lambivalgust ei ole, kus elektrit ei ole, kus energiat ei jätku ja vaata, see on niisugune, see maailma tarkus pööratakse pahupidi. Ja siis jõuab nagu see asi meile kätte sedasi, et me nagu ütleme, normaalsest elust kuskile nagu taganeme tegelikult ära. Nii et Jumala sõna hoiatab ja räägib, 19:20 on öeldud sedasi, ja metsaline võeti vangi ja võeti vangi siis koos temaga valeprohvet, kes tema ees oli teinud tunnustähti, millega ta eksitas neid, kes olid võtnud endale metsalise märgi ja kummardavad tema kuju. Nad mõlemad visati elusalt tulejärve, mis põleb Väävli järves. Ja sellepärast, kallid, vaata, keda tegelikult saab eksitada, need, kes võtavad tegelikult selle metsalise märgi, neid sai eriti eksitada. Ja eks nad on siis innukad, need eksitatud inimesed on vahest nii innukad teistele ka nagu oma peale suruma. Ja 20. peatüki 3. salm veel, no siin on juba positiivseteks, et näed, et see metsaline ja vale prohvet läksid juba, aga siis on saatan 1000 aastaks kinni pandud ja viskas ta sügavikku ja sulges ta luku taha ning pani pealt pitseriga kinni, et ta enam ei eksitaks rahvaid, kuni need 1000 aastat saavad täis. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, praegusel hetkel ei ole saatan seotud ja see eksitamine käib, peame meeles pidama. 8. salm ja siis on niimoodi, kui saatan lastakse veel kord lahti pärast seda, eks, ta läheb välja eksitama paganaid, kes on ilmamaa 4 nurgas ja siis Googi ja Magoogi koguma sõtta neid, ütleme, kelle arv on nagu mereliiv. Ja me näeme sedasi, et vaata, üks mingi 1000 aastat hingamist tuleb eksituse koha pealt, kus on vale nagu maha surutud, aga kiitus Jumalale, et see asi lõpeb ära. Ja sellepärast on niimoodi, et 20. peatüki 10. salm ütleb, et ja kurat, need eksitaja visatakse tule ja Väävli järve, kus on ka metsaline ja vale prohvet, ning neid piinatakse päevad ja ööd igavesest ajast igavesti. Ja siis on tegelikult sellel eksitusel lõpp. Nüüd küsimus, aga miks me peame elama sellises maailmas, kus on sellel eksitajal nii suur meelevald? Vaata, küsimus ongi selles, et meie peame oskama selle maailma keskel, kus on need asjad, võiks ütelda, viltu ja valesti ja nii palju niisugust eksitavat on, me peame oskama kuulda õiget häält, käia õiget teed, teha õigeid valikuid ja sellepärast ja nende asjade juures tegelikult kindlaks jääda. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, kui see paneb meid tegelikult valiku ette, see paneb meid valiku ette, et me teeksime õigeid valikuid asju ja sest, et vaata, kord on Jumala riigis need inimesed, kes on olnud julged, kes on teinud tegelikult oma õiged valikud ja otsustavalt seda teinud. Ja sellepärast ma ütlen, ma olen südames tegelikult rõõmus, ma näen sedasi, et Jumala annab isegi meil lastele ja lastele annab sellist usujulgust, kuidas nad käituvad ja kuidas nad käituvad lasteaedades ja kohtades ja mõtlen, et nii südant puudutavad näited on mulle kas või ise, kuidas laps räägib, vanaisa tead, kuidas mina lasteaias. Ja ütleme, et selline, et ise parandad selle juures meelt, kui kuuled seda lapse juttu, tead, et kuidas tema tegelikult võitleb selle teise suhtumise ja meelsusega, mis on nendes paikades olemas, tehes oma õigeid valikuid ja tegelikult õigeid samme. Meie lapsepõlv, niisugused nõukogudeaegsed, seal ütleme, mis meil oli, jumalat ei ole, olid teatud sellised jutud ja siis räägiti, et ahvist oled arenenud ja niisugused, mis need väga siis hirmutasid meid või, et see ahvi jutt või need asjad. See oli selline, nii kui ta oli, ma usun, et isegi need usklike perede lapsi, kes me loomislugu, ütleme, tundsime, siis vaata, kui sa loomislugu ei salga, sa pimedusse ei jää. Vaata, Rooma kirjas me nähtavasti jõuame täna sinna ka veel. On selline lugu, et vaata, kes seda loodu algusest pihta nagu ei näe neid Jumala tegusid, vaata, need lähevad kohe eksiteele. Ja sellepärast vaata see algusasi, kui sa juba selles hakkad tegelikult kahtlema, selle koha pealt viskasid, ütleme, need Tarmenid ja värgid selle oma arengut sinna sisse ja ütleme, ja selle tõttu oli see selline moment, et inimesi viidi nagu sellega eksiteele, oli see. Nüüd on hoopis teine, võib-olla selle peale nii ei rõhutagi. Nüüd on niimoodi, et kahtle selles, kes sa oled, üldse, et mis sugu sul on, tead, ja sellepärast täna nii palju ütlen, et emadepäev tänu Jumalale, emadepäev on ikkagi, tähendab, see on ikkagi naistega seotud asi, sest et naised sünnitavad lapsed siia sellesse maailma. Jeesus ütleb, et vaadake lillesid ja lindusid. Seal on need tolmutavad on ka
need isased, emased, kõik need õienupu seeski on, kõik on olemas. Vaatad lindusid, ikka on isane ja emane lind. Ütleme, kõik need on, ikkagi on niimoodi, et kanad munevad ja kuked kirevad. No et ikkagi kõik see on, et ei ole mitte midagi, ei ole muutunud nendes asjades. Ja ütleme, et see on loomise alguses tegelikult on olnud sedasi. Aga inimestele aetakse praegusel hetkel pähe, et noh, et sina mõtle ise, kes sa siis üldse oled. No kiitus Jumalale, et praegusel hetkel, et ikkagi kui ultraheli tehakse, siis ikka öeldakse isale, emale, et kes on poiss või tüdruk. Noh, midagi nad seal ikka nagu nägid ja midagi nad ikka ütlesid nagu sedasi, et julgevad nagu seda praegusel hetkel veel ütelda. Ja aga no ütleme, et elame sellises segases, noh ütleme, sellises maailmas. Aga nüüd, no ütleme, et kui korraks mõelda, ja see on väga tähtis koht tegelikult, on see noaaegne maailm, sinna peab ka täna minema. Ja see on 1. Moosese 7. peatükist, kui juba minnakse laeva. Ja siis on mõned salmid võtan. 1. Moosese 7.2. Võta enesele kõigist puhtast loomadest 7 paari, isane ja emane. Ja loomadest, kes ei ole puhtad, 2, isane ja emane. No nii. Ja 3. salm. Nõnda samuti lindudest taeval 7 paari, isane ja emane. Et nende sugu jääks elama kogu maa peale. 7. salm. Ja Noa läks laeva ja ta pojad ja ta naine, Noa koos oma naisega, ja ta poegade naised koos temaga. No, veeuputuse eest mindi siis laeva. No nii 9. salm. Ja siis on öeldud, et tulid 2 Noa juurde laeva, isane ja emane, nõnda nagu Jumal Noale oli käsu andnud. Ja siis 16. salm. Ja need, kes sisse läksid, olid isane ja emane kõigist lihast, nagu nõnda nagu Jumal temale oli käsu andnud. Ja issand sulges ukse tema tagant. Vaata, laevapilt on koguduse pilt. Ja kogudusse tulevad õed ja vennad, isased ja emased. Ja Jumal sulgeb tagant. Kõik. Ja need, kes on kuskil vahepeal, nendel seal kohta ei ole. Ja sellepärast on see niimoodi, et me näeme sedasi, et vaata need poolused, mida Jumal on tegelikult loonud, ta väga tegelikult austab, ütles, et laeva tulevad need. Me teame seda, et pärast seda, kui seal juba laevast välja tuldi, juhtus ju tegelikult midagi väga kohutavat. Ja see on niimoodi, et kui Noa selle oma viinamäe siis oli rajanud ja hakkas põllumeheks ja see on 9. salm, peatüki 20. salm, istutas viinamäe, jõi veini ja jäi joobnuks ja ajas oma telgis ennast enese paljujaks, aga Haam, Kanan isa, nägi oma isa paljast ihu ja rääkis sellest oma 2 vennale õues. No ja siin on nagu see, noh ütleme, et see on nii pehmelt kirjutatud asi. No ütleme, et praegusel hetkel, et no lihtsalt, et nägi, no me käime saunas ja näed oma isa paljast ihu ja no mis see probleem on, eks. Mitte mingit probleemi ei ole selle koha pealt, siin olid pojad ja isa. Aga me näeme sedasi, et siin oli täiesti kindlasti selline kuritarvitamine, mida see Haam oma isa juures tegi. Sellepärast Piibel sellest kirjutab. Ta ikkagi vägistas oma isa ja sellepärast on see selline lugu, et ja siis teised vennad lähevad. Me näeme sedasi, et vaata, patt tuli kogudusse, tuli laeva ja läks sellest veeuputusest nagu sellises mõttes läbi. Ja sellest need valed asjad on siin selles maailmas olemas. Aga me näeme sedasi, et siin teised, Seem ja Jahvet, käitusid väga jumalakartlikult. Võtsid vaiba, läksid, katsid ja püüdsid sellest olukorrast välja tulla. Ja sellest kalli me täna, ma ütlen, et me ei ole tulnud täna lihtsalt Jumala kotta sedasi, et kergeid kohtasid rääkida ja rõõmsalt minna siit, vaid mõelda tegelikult elu peale, kuidas see praegusel hetkel meie ümber on. Et meie ära ei kaoks sellelt tõe aluselt. Ja sellepärast, et aidaku meid lihtsalt Jumal, et me selles püsima võiksime jääda. Ja nüüd järgmine osa on minul see, et ma lähen Rooma kirja juurde ja siin on selline lugu, et kõigepealt annan väikese ülevaate Rooma kirja koha pealt. Vaata, Rooma kiri on, ütleme, Paulus kirjutab selle 57. aastal Korintoses kirjutab selle kirja. Ja see on üks sellises mõttes väga oluline kiri. Vaata, Rooma oli sellel hetkel nagu selle maailma pealinn. Ja sellepärast oli niimoodi, et ta pani sinna pealinna nagu sellise sõnumi, noh, et ütleme, et ta pani paika tegelikult, noh, kuidas elu peab käima ja hakkas neid olukordasid nagu lahendama. Ja Paulusel on see nagu tema juba sellise 3. missioonireisi lõpp. Ta ei ole nagu mingisuguses oma tegevuse alguses, vaid et 3. missioonireis ja vahetult varsti juba pärast seda tegelikult ta läheb Jeruusalemma, kus teda vahistatakse ja siis ta teekond läheb edasi, mis lõpuks ju jõuab ka Rooma. Aga no näiteks, et kui siit 2
20 ja 3 lugeda Apostlite tegudest, siis on natuke räägitud sellest, ma loen 2. Ta käis läbi kõik need maakohad ja rääkis kogudustele palju julgustussõnu ja siis ta tuli Kreeka maale. See teine salm 20 peatükk lõpeb nii. Ja ta veetis seal 3 kuud ja selle aja jooksul ta tegelikult kirjutas selle Korintuse kirja. Kuna juudid alustasid ta vastu salasepitsust ja ütleme, et tal läks omaette tee läks kitsaks ja sellepärast lihtsalt selline lugu oli Apostel Paulusega, kus ta seda kirja kirjutas. Ja ta läks Makedoonia ja Haia kaudu kogus annetusi, Jeruusalemma koguduse vaesed vajasid seda, et neid toetada ja aidata ja tal oli plaanis hiljem Hispaaniasse minna ja lootis Roomas peatuda, see peatumine jäi tal seal ära ja saada nagu varustust, see tuleb näiteks nüüd Rooma kirja sellises lõpus salmid, seal kuskil 15. peatükis 22-29, ta kirjutab välja nagu selle kirja lõpus oma sellise plaani, kuidas tema kõike seda asja nagu teeks. Ja sellepärast lihtsalt väike sihuke mõistmine, et kus koha pealt see Rooma kiri nagu sündis. Ta ei olnud Roomas käinud, tal oli igatsus sinna minna, ta tahtis olla niisugune apostellik usu rajaja, sest Rooma kogudusel ei olnud, ma ei hakka seda kohta lugema, kellel on huvi, võid ise pärast lugeda seda loogikat, mida Paulus seal kirjutab, miks ta sinna Rooma tahab minna. Ja sest, et Paulus ütles, et ma ei lähe nendesse paikadesse kuulutama juba, kus teised kuulutavad. Kui Peetrus oli juba aluse teinud, siis tema seal ümber õpetamas ei käinud. Ja Paulus oli selle koha pealt korrektne ja jälgis nagu seda oma kutsumist, mis temale tegelikult oli antud. Ja nii, et ta tahtis siis olla roomlastele õnnistuseks ja lootis roomlaste usust endale ka saada. Ja siis ta lahendab Rooma kirjas seda juutide ja paganate vahelist probleemi. Teate, seda on ka praegusel ajal vaja väga lahendada. Sest et vaata, juutidesse suhtumine on praegusel hetkel on samamoodi selline, et see terav tuub praegusel hetkel siin selles maailmas, ütleme, ja sellepärast on niimoodi, et me ei tohi kindlalt aluselt ka selle koha pealt ära kaduda. Sellepärast, et meil Jumal sõna annab väga selgeid asju, mida ta räägib meile ja selleks on eriti need peatükid 9-11 Rooma kirjas, kus seda räägitakse. Ta räägib väga selgelt, ütleb, et evangeelium on vägipäästeks igale ühele, nii juudile kui kreeklasele. See on see esimene peatükk, see on nagu võiks ütelda selle Rooma kirja selline teema ja sisu. Ja sellepärast, et see on vägipäästeks, Jumal on andnud evangeeliumi, on andnud Jeesuse ja selles on vägi, selles on see jõud, et meid päästetakse. Ja eile vaatasin sedasi, et Võrus ka, peetakse neid rahvapühasid siin, eks nagu, ja et siis oli see tuletõrjeauto või päästeauto ja see korv oli kõrgel üles tõstetud ja see paistis üle linna. Näidatakse nagu seda võimsust, et kui kõrgelt saad minna seda inimest veel päästma, saad minna. Jumal on andnud oma poja ja evangeeliumi selleks vägevaks päästeks. Vaata, inimesed tahavad näidata tegelikult seda, et vaata, see pääste ja see lahendused on olemas. Pidupäevadel seda tehakse ja see on niimoodi, et meie oma vaimulikud päevad juba ka lähevad sedasi, et kuule ikka tuuakse tuletõrjeauto ka. Tead, et vaadake lapsed seda ja politseiautot ka vaadake ja siis on teil see hästi. Jeesust on vaja näidata lastele, mitte tuletõrjeautot, võiks ütelda. See on niisugune asi, tead, et sa võid ju tegelikult lapsele näidata seda punast autot, aga ma ei tea, mismoodi seda Jeesusest seal juures räägid, et Jeesuse veri, punane auto või ma ei tea. Andke Jumal nendele autonäitajatele tarkust. Ja sellepärast on see nii, et kui me vaimulikke asju teeme, siis meil peab olema selge siht, et miks me seda teeme. Et me ei paneks lapsi vaimustuse teiste asjade jaoks. Siis on nii, et tahad tuletõrjeveks saada ja ei tahagi missionäriks saada või pastoriks saada, sest et kuskil mujale viidi sind. Okei, jätame selle sinna. Aga nüüd lähme selle jutluse võib-olla kõige sellise raskem osa juurde, sest et vaata, vägipäästeks on olemas, päästet on tegelikult vaja, nüüd teeme lahti Rooma kirja 1. peatüki ja ma hakkan rääkima nagu seda, kui lugesin seda Rooma kirja ja nüüd lihtsalt püüan mõned asjad teile anda sellest tänasel hommikul. Ja ära nüüd, kuidas ütelda, tukkuma jää selle juures, vaid püüa tegelikult nagu sellest kinni saada, sest see on hoiatus eriliselt praegu meie ajastu jaoks, kus me elame. Ja siin 1. peatüki 18. salm. Jah, Jumala viha ilmub taevast inimeste igasuguse Jumala kartmatuse ja ülekohtu vastu. Nende vastu, kes tõde hoiavad ülekohtu kammitsas. Vaata, evangeelium on vägi ja järgmine salm ütleb, et aga Jumala viha ilmub. Meile öeldakse sedasi, et see pole üks hea evangeeliumi kuulutamine, kui me inimesi hirmutame mingi Jumala vihaga. Apostel Paulus tegi nii, et üks salm seda, Jumala pääste, aga
kui oled valesti elamas, kui sa oled jumala kartmatu, kui sa elad kurjuses, kui sa oled jumala teotaja, kui sa oled pühade asjade rüvetaja, noh, see on nagu see jumala kartmatuse mõte. Ja ülekohus on igasugune ebaõiglus, vale, mitteustavus, seadusetus, igasugune kahju tekitamine siin selles maailmas. Ja siis on niimoodi, ja kes tõde rõhuvad valega alla. Ja sellepärast see käib praegusel hetkel siin selles maailmas väga aktiivselt. Sellepärast, et vaata, elu on vaja muuta, isegi ajalugu on vaja muuta, et kuidagi teistmoodi on vaja asju näha. Sellepärast, et praegusel hetkel on inimesed vaja nagu ümber kujundada. Kallid, meil on püha vaim, kes toob selguse õiguse kohta ja patu kohta. Johannese evangeeliumis Jeesus ütles, et püha vaim tuleb. Ja sellepärast, kallid, meie selgused peavad tulema Jumala vaimu käest. Jumala viha tuleb, noh, ma pean Pauluse neid teisi ütlemisi ka siia vahel ütlema ja see on siin, kus Efesuse kirja 5:6 teen korraks lahti. Siin on öeldud sedasi, ärgu ükski teid petku tühjade sõnadega, sest niisuguste asjade pärast tuleb Jumala viha sõnakuulmatute laste peale. Ja siin on oorjad, kõlvatud, ahnitsejad, ebajumala teenrid, see on nende kohta öeldud sedasi. Selle peale tuleb tegelikult Jumala viha. Sellepärast, no me vahest nagu ütleme sedasi, et päästepalveline asi on korras. Ei ole korras, kui meie elu ei ole sõna järgi muudetud. Ei ole aluse peal, kui sa selle sõna järgi ei tee. Kui sa teed oma elus valesid asju, siis selle peale tuleb tegelikult Jumala viha. Kolossa kirja 3:6, siis on öeldud siin nõnda, et nende asjade pärast tuleb Jumala viha. Jälle, oorus, rüvedus, kuri himu, ahnus, mis on ebajumala teenistus. Vaata, ebajumala teenistus on oorus, rüvedus, kirg, kuri himu, ahnus. Need on sellised asjad, mis on ebajumala teenistus. Ja Thessalonika kirjas on öeldud, et noh, need, kes seda valet armastavad ja seda teevad, need saavad kord Jumala ees niikuinii nendeks kohtualusteks. Aga Jumal on oma päästeplaani teinud siin selles maailmas avalikuks meie issanda Jeesuse Kristuse kaudu, 19. salm, sest see, mida teatakse Jumalast, on nende keskel avalik. Jumal on seda neile avaldanud. Jumal on saatnud oma poja siia sellesse maailma ja võiks ütelda, teist päästjat, teist messiat ei tule. Ja see on juba tulnud tegelikult siia sellesse maailma ja me peame lihtsalt ära mõistma. Ja nüüd tuleb see salm, et tema nähtamatu olemus, tema jäädav vägi ja jumalikkus on ju maailma loomisest peale nähtav. See on maailma loomisest peale nähtav ja sellepärast, et kui sa ei taha lugeda loomislugu ja kui sa võtad seda nagu mingisugust muinasjuttu, pimedaks sa jääd kohe. Sest see on loomisest peale on nähtav. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, see on ju, Mooses ju elab hiljem. Aga Mooses oli mäe peal. Jumal rääkis talle need lood ära. Ja sellepärast on see niimoodi, et ma täna öösel kuulasin ühte Andrei Zapovalovi, kas 3 aastat tagasi jutlust, mis see oli, kus ta räägib sedasi, et tal oli üks selline küsimus Jumalale, et aga millal sünnib inimese tahe või valiku võimalus ja teate, siis ta sai isikliku sellise nägemuse, mis ta nagu nägi sedasi, et kuidas oli tema olukord enne sündi taevas. Ja ta ütles, et osa asju ma pidin sellest nägemusest nagu ära unustama, sest et üldiselt me elame siin niimoodi, et me nagu seda kõike seda plaani ei tea või kuidas on see nagu Jumala raamatus kirja pandud. Aga ütles, et see oli niisugune huvitav nagu kogemus nagu selle koha pealt. Jumal saab viia meid tagasi aegadesse, mida ta meile ilmutada tahab. Ja Moosesele andis ta kirjutada maailma loomise loo. Moosest ei olnud ju seal juures, me saame sellest kõigest aru, millal tema sündis, eks, ja millal tema kasvas ja oli seal raskel ajal tegelikult Egiptuses hoopis see lugu temaga. Aga küsimus on selles, et ta oli Jumalaga kontaktis ja Jumal ilmutas talle asju. Ja sellepärast on see nii, et kui nüüd Jumal tahab meile ilmutada, siis me mõistame tegelikult, see on usu küsimus, Hebra 11, hakkame seda mõtlemagi. Vaata, niimoodi oleme meelepärased tegelikult Jumalale. Ja nii, et Jumal tegi oma poja kaudu eriti nähtavaks selle, mida ta päästjaks saatis, aga kogu see loodu, mis on, see nähtab, kui mõeldakse tema tehtule, nii et nad ei saaks endid vabandada. Vaata, siin on niimoodi, et astroloogid, ütleme, no need vahivad taevatähti ja teevad tähtkujusid oma jama, eks. Astronoomid
öeldakse, et on enamuses usklikud. Sellepärast, et kui nad ikkagi lihtsalt vaatavad seda, ütleme, seda ilu, mis on. Sellepärast, et siis on niimoodi, et üks Ameerika president ka, kes teleskoobi juurde korraga lasti, mul pole enam tähtis, kes Ameerika president on. Kuule, see värk on nii suur, et see Ameerika ei olegi nii greit, tead, sellepärast, et midagi, sest et vaata, me vahepeal nagu mõtleme sedasi, et see on midagi suurt, mis siin maa peal on. Jumal on suur ja see, mida ta on loonud. Kui me mõtleme sellele, mida tema on teinud, siis on see niimoodi, et meil lähevad asjad nagu õige koha peale, ise leiame, et kuule, me pisikesed, võta oma koht sisse ja ongi asi korras. Aga kui sa Jumalat tundes, ütleme, et kui sa oled neid ilmutusi ka saanud ja sa oma arvamustega oled jooksnud tühja, siis nende mõistmatu süda läheb pimedaks, see 21 salm räägib sellest. Ja niimoodi tegelikult inimesed jooksevad selles pimeduses, kui nad on, teinud ühe ploki, võiks ütelda seal alguses, Jumalat ära tõugates kas või selle loomisloo juurest. Ja siis on edasi on tegelikult üks vale alus, üks vale pimeduses olemise tee, mille peal tegelikult inimesed lähevad. Ja sellepärast, kallid, aidaku meid Jumal, et me aluse pealt ära ei kaoks. Kui Mooses läheb Iisraeli rahvast Egiptusest päästma, siis Vaaro küsib, et kes see Jumal on, keda ma kuulama pean, kes see on see hebralaste Jumal. Ja kõik need, ütleme, need nuhtlused, mis seal tulid, Jumal tutvustas ennast, et ma olen see, ma panen kõik teie ebajumalad tegelikult paika. Ja sellepärast on see niimoodi, et Jumal on jätkuvalt on Jumal ja sellepärast kiitus Jumalale, et ta on oma koha peal. Meie võime, nüüd üks Hiopi raamatu koht, ei olegi täpselt enam meeles, mis seal kirjutatud on, aga koht on teada, see on Hiopi 12:7-9. Jutluse valmistamise ajal oli see niisugune meeldiv koht, mille ära märkisin. Ja loeme selle ka, Hiopi 12:7-9. Ja siin on Hiopi jutt. Ja sest, et seal alguspeatükid on vahepeal sõbrad, aga siin on Hiop, mis on rääkimas. Ja 7-9 ta ütleb väga huvitavad. Aga küsi ometi loomadelt, et need õpetaksid sind. Ja taevalindudelt, et need annaksid sulle teada. Või kõnele maale, et see teeks sind targaks, et merekalad jutustaksid sulle. Kes neist kõigist ei tea, et seda on teinud issanda käsi. Vaata, see on niimoodi, et Hiopi raamatu lõpus on ju selline, et tead, et talle näidataksegi neid loomasid ja saab terveks. Ja see on niisugune väga hea meetod tegelikult, et käi looma ja sa saad terveks, tead, eks. Sest sa näed seda issanda tehtud. Sa näed seda issanda tehtud lihtsalt sedasi. Su mõtted lähevad mujale, aga sa näed seda, mida issand on tegelikult teinud. Ja sa saad seal täitsa aru, et kuule, seal on isased ja emased. Ja nad väga hindavad seal neid isased ja emased. Ootavad väga neid järglasi, et seal puuris need järglased ka tuleksid. Sest seal on natuke teised tingimused ja raskesti vahepeal tuleb. Ja sellepärast on see nii, et kallid, minge loomade juurde, õpi lihtsalt nende käest. Jumala sõna õpetab nii. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Jumala sõna siin samas Rooma kirjas 2. peatükis ütleb Jumala rahvale, minge paganate juurde ja õppige nende käest. Et nad ju ei salga tegelikult keegi oma Jumalat ja hoopis elavad palju ustavamalt. See on 2. peatükis 14-15 salmid, kui ma ütlesin, kui paganad, kellel teil ei ole Moosese seadust, ometi loomu poolest täidavad seaduse sätteid, siis ilma seaduseta olles on nad iseenesele seaduseks, näidates seega, et seaduspärane tegutsemine kirjutatud nende südamesse. Ühtlasi tõendavad seda ka nende südametunnistused ja nende mõtted, mis järgemööda kas süüdistavad või vabandavad neid. Ja sellepärast meil on niimoodi, me mõtleme, et meil on need rahvad, paganarahvad, kes on mingi teistes, tead, Jumal näeb nende paganate, need südamemõtteid ja need on palju moraalsemad praegusel ajal kui kristlaste mõtted siin selles maailmas, see kristlik maailm. Ja sellepärast me oleme ära kukkunud nendelt alustelt ja asjadelt, me arvame, et kõike võib, et võib Jumalale vastu hakata, aga paganad on meile eeskujuks selle koha peal ja Paulus oskas seda meile juba ammu kirjutada. No nii. Ja sellepärast ja siis on öeldud sedasi, et me ei saa tegelikult vabandada, sest et vaata, kui me oleme siin selles maailmas, kui me mõtleme sellele, mida Jumal on teinud, no siis meil argumendid tegelikult lõppevad, nii et nad ei saa endid vabandada. Ja sellepärast, kallid, see, mida me oleme, meie, kes me oleme üldse evangeeliumi kuulnud, no meil on veel vähem seda vabandamise võimalust. Meile, kes me oleme osa saanud sellest Jumala vaimust, need kogemused ja kui siis ära taganeme, no mitte midagi ei jää. See on väga ohtlik olukord, kui me siis lähme mingit teist teed veel otsima. Aga me näeme, see maailm on rõõmsasti praegu sellest andnud arengus, see maailma tarkus, mis on tegelikult on üks suur rumalus praegusel hetkel paljuski, teeb meie elu
selliseks kahtlaseks ja imelikuks. teate, me ei pea muretsema siin selle loodu pärast nii palju, kui siin seda muretsetakse. teate, see ei ole aus muretsemine ka praegusel hetkel. kui praegusel hetkel lastakse tankerid puruks ja õli läheb kui palju, ütleme igasse merre ja kohta, mitte keegi ei nuta. aga lähed ülevaatusele, natuke tilgub sealt alt. ai, ära sõida, tead, eks, see on niisugune, aga tervete tankerite kaupa lasta sinna merre või vahet ei ole, see on niisugune, see on loomulik praegusel hetkel, seda on vaja. ja seda teeme, mitte keegi ei ole nagu segamas ega karjumas selle asja koha pealt. ja sellepärast need sõjad ja värgid, mis toimuvad, kuidas see lõhub tegelikult kõike seda loodud. ja mida siin toimub, aga see on nii silmakirjalik, kõik, mis siin selles maailmas toimub. ja teate, kallid, loodu ootab Jumala laste au ilmsiks saamist. tead, siis hakkab see maa jälle õitsema ja elama. Sellepärast, et maa reageerib patu peale ja reageerib selle õiguse peale, mis tuleb esile Jumala laste kaudu. no nii, niisugune see elu meil on. ja siis inimesed teevad omale neid ebajumalaid, ma ütlen, et ega eriti ei soovita neid ebajumalaid uurida, aga ütleme, et kui paned näiteks otsingusse kas või sinna internetti, et ebajumalad, seal tuleb loomade kujutusi, seal tuleb mehe kujutusi, ja seal nad istuvad igas asendis ja seal tuleb naise kujutusi ja seal tuleb igasuguseid kujutusi. aga Jumala sõna, nii kui me algusest täna lugesime, ära tee endale igasuguseid kujusid ja ära kummarda neid. aga inimesed teevad, sest et vaata, kui sa oled selle tõelise Jumala taevase isa, kes on vaim, oled ära tõuganud, siis sa hakkadki tegema endale neid igasuguseid selliseid jumalaid ja siis on nad, ühesõnaga, nad on kadumatu Jumala kirkuse vahetanud. Nad väidavad, et nad on väga targad, vahetanud kaduva inimese, lindude ja neljajalgsete ja roomajate kujutisega. Seepärast on Jumal andnudki nemad nende südameimmudes rüvedusse, et nad oma ihusid ise häbistaksid. ja vaata, see on väga raske tegelikult lugeda. vaata, kui Jumalast eemale jääb inimkond, siis läheb inimkond rüvedusse ja see läheb just ihude vastu. ja siis on niimoodi, nad on vahetanud tõe vale vastu, teeninud loojat loodu asemel ja nad on siis oma häbitute kirgede käes, nii mehed kui naised, täiesti valede kirgede käes, mille kätte lähevad. see tuleb sellest, kui inimesed tegelikult ei täna Jumalat, ei kiida Jumalat. see 21 salm ütleb sedasi, kui me ei täna ega kiida Jumalat, küll oli tore täna kuulda, Jumala kiitus käis täiega siin koguduses. Hääl käib ja teate, see hoiab meid, et me pimedusse ei jääks, et meil sassi ei läheks need asjad, sest vaata, kui Jumal võtab selle ära, vaata, meie peame juba, olime kolmapäeva õhtul, pidime seda tunnistust kuulma. Tuleb, noor inimene tuleb koguduse keskele, aga see orientatsioon on sassis, asjad on sassis. Ütlen, et meil on isegi niimoodi, et kuuleme sellist tunnistust, meil on raske nagu mõista, et millest siin räägitakse. Sest kes me elame nagu mõistliku elu, nii kui saa aru tead, et mis asjad seal peas on. Aga seal ongi, need asjad on peas, mis ongi niimoodi, et vaata, kui seda Jumala valgust ei ole, siis ongi see nii pahupidi, tegelikult on see pööratud see asi. Ja sellepärast, kallid, Jumala sõna avab meile. Paulus kirjutab tolleaegsesse maailma pealinna, ta kirjutab selliseid hoiatusi, mida on praegu meil 21. sajandil väga ja väga vaja, et hoida praegusel hetkel orientiiri, et mitte tegelikult sellelt tõe aluselt ära kaduda. Sellepärast see ei ole mitte mingisugune niisugune uudisega asi, mis siin selles maailmas on. Ütlesime, et laevast välja tulles probleem. Ja me näeme sedasi, et 1. sajand, 57 aasta, Paulus kirjutab Rooma, kirjutab seda kirja, ta ei kirjuta niisama tühja, ta kirjutab mitte mingisuguse teooria, vaid selle praktilise olukorra pärast, mis tegelikult seal Roomas oli ka valitsemas. Ja nii, ja et nad ei ole hoolinud, lähen edasi, Jumala tunnetusest. Nõnda on Jumal nad andnud kõlmatu mõtteviisi kätte, mis on tegema, siis seda tegema, mis on väär. Aga vaata, siin üks salmi lõpp jäi mulle veel eelmisest seal, kus need mehed on loobunud oma loomulikust sugulisest vahekorrast naisega ja siis nad saavad kätte oma paratamatu palga siis oma eksimuste ees, on seega iseenestes saanud kätte oma paratamatu palga oma eksimuste eest. Vaata, inimestes endas, see hakkab väljenduma. Ma näen nagu selles on see niimoodi, et vaata inimesed, ütleme, tätoveerivad ennast ära, nad teevad seda, panevad endale igasugused rõngaid ja värke külge, tead, ja nad, vaata, teate, mis ma ütlen seda, mina vaatan Moskvitsi saateid. Mul on üks armas Stanislav, kes on Moskvas, kes väga Moskvitsi armastab ja teeb juba aastaid saateid nende koha pealt. Ütles, et üks vale auk puuritud,
sinna kuskile tiiva sisse, et pandud mingi volgapeegel sinna külge, et keegi arvas, et sellega on hea vaadata taha. ta nutab seal juures, ütleb, et näed, on originaali ära rikkunud, et mul oleks ikka nii originaalne auto, aga ta on see valesse kohta ühe augu püürinud, mis loomise algusest üldse seal auku olema ei pea. ta tahab kõike saada niimoodi, et nii kui ta tuli, mis aasta käigus ta tuli, mis asjad seal olid, mitte midagi ei tohi, ta püüab kõike nagu taastada teha. kallid, sa oled originaalina kõige parem. sa ei pea mitte ühtegi auku tegema, sa ei pea mitte ühtegi tätoveeringut tegema, no kui sa oled teinud, no kahetse natuke ja ela see üle ja palu lihtsalt andeks ja armu, sest et vahest me oleme lihtsalt rumalad, meil on niisugune tunne, et midagi on puudu. armasta iseennast, sa oled ilus täpselt sellega, kus oled. sa õpid siin selles maailmas ennast tegelikult armastama ka, oma jalgu, käsi, oma nägu ja kõike sa pead õppima armastama, sest Jumal on sind selliseks loonud. sa mõtle selle peale, et kes sind tegi, kui sind ema ihus kooti. Jumal tegi. Ja siis sul on pretensioon, et miks sa mulle niisuguse nina pähe tegid või? Tead, aga ta tegi, sellepärast arvas, et aga ongi äge, kui niisugune on, mul natuke pikem ka, eks. Ja sellepärast on see niimoodi, et Jumal lihtsalt tegi ja me lihtsalt ja ütleme, et ja üldiselt on niimoodi, et ega me palju iseennast üldse ei näegi ju, eks, eriti selja taha ei näe ega mitte midagi. Tead, ja sellepärast ole rahul iseendaga ja sellepärast ära võta nende teiste ütlemisi asju ja need parbid, mis on siia ilma tehtud sedasi, need on inimeste kiusamiseks lapsest saadik, sest siuksed ei ole olemas. Ja sellepärast on see niimoodi, et aidaku meid Jumal, et jäta nagu selle koha siin pooleli praegusel hetkel oma koha pealt, aga ütleme, et see oli iseenda koha pealt, aga teised inimesed, kes meil siin maailmas on ümberringi, see on aeg, kus meil kõiki armastada, kes siin siis on. Jumal armastab kõiki inimesi. Teate, taevas, see on see Andrei viimane nagu see jutlus, mida öösel siin kuulasin just, et ta ütles, et taevas meil enam neid kogemusi ei tule, sest seal ei ole ei midagi kurja halba, seal ei ole vaenlasi. No me ei saa seal vaenlast armastada, seal vaenlasi ei ole. Tead, eks, aga vaata see, meie armastuse, kuidas ütelda, selline treening, milleni me peame välja jõudma, seda me peame siin saama. Ja seal oli väga huvitavaid ütlemisi veel, ütles, et isegi kõik need igasugused haigused ja asjad, millest me läbi läheme, ta ütles, et pärast seda, kui ma selle nägemus olin saanud, ma nägin sedasi, et vaata, et ma palvetan inimese pärast, et ta saaks terveks, aga Jumal on lubanud ta elus selle perioodi, mis peab teda tegelikult ilusaks tegema. Ja meie tahaksime selle treeningu nagu kõrvaldada, et Jumal, lõpetame selle asja ära. No kes on seal 38 aastat haige? Kes on 12 aastat haige? Tead, Jumal teab täpselt sedasi. No 400 aastat vangipõlve, 70 aastat Paabeli vangipõlve. Jumal teab, mis on inimesele vaja, Jumal teab, mis on rahvale vaja. Meie kõrvaldaksime kõik asjad hoobilt ära. Aga tegelikult Jumal on valmistamas meid taeva jaoks. Ja sellepärast see kõik tegelikult, mis meiega siin sünnib. Kallid, me peame võtma seda hoopis niimoodi. Kui saatan on su tervist röönanud, Andrei ütles julgelt, üks palve ja see on kadunud. Aga kui Jumal sulle seda lubab, siis sa käid sellega nii kaua, kui seda lubatakse. Jongitsool öeldi, 10 aastat oled südamehaige ja siis teen su terveks. No mis Jumal see on? Jeesuse vermet läbi on terve, ristis inimesi, kukkus kokku. Kas ei olnud usumees või? Oli küll nagu usumees, eks? Aga Jumal ütles, et talle arvesta sellega, 10 aastat annan sulle nõtrust. Ja siis tuleb sul teine olukord. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et me peame tegelikult arvestama, et Jumal on Jumal, me paneme paljud asjad, mida Jumal meie ellu tegelikult lubab. Ja sinna juurde nüüd, ütlen täna emadepäevast ka natukese veel, ka need rasked variandid lapsepõlves, ka need on lubatud Jumalast. Mis sealt kasvavad? Kus need estrid kasvavad, kui enam vanemeid ei ole? Eks? Ja sellepärast on see niimoodi, et ärme nuriseme selle üle, mida Jumal on meile lubanud. Ja sellepärast võtame palju tagasi nagu Hiop. Ütlesin, ma ei mõistnud, mida ma olen rääkinud. Ma ei mõistnud, sellepärast ma lihtsalt ei mõistnud sedasi. Me vahepeal mõtleme sedasi, miks inimesed lähevad valudest, lahutustest, asjadest läbi. No küsisin siin alles, nähtavasti seda ei kuula, küsisin eile, üks õde, kes meil kunagi koguduses oli, ammu aastaid siit ära juba, nägin ta venda, ütlesin, kuule, no kuidas õel läheb? No ütles, et läks ja võttis endale uue mehe ja juba lahutas sellest ära ja poeg on vanglast tulnud ja praegusel hetkel väljas ja no räägin lihtsalt, see elu on tegelikult on selline, me elame ilma Jumalata niimoodi, aga mul oli see teine pilt, nagu seda kuuldes sedasi, ta läheb oma õppimistes, sa võid teha 3-4 abielu, palju tahad, sa pead ennast leidma ühel päeval. Sa pead ühel hetkel saama nagu koju, saama korda oma asjadega, lõpetada see jama ära, tead. Et milles inimesed tegelikult oma eludega on. Aga vaata, see ongi, need kõik on need tegelikult väga valusad õppetunnid, millest inimesed ka siin selles maailmas läbi lähevad. Taevas neid probleeme ei ole.
ollakse nagu inglid, ei mingeid abielumisi ja lahutamisi, tead, ei mingeid muresid ega probleeme, et sul seal midagi veel võib juhtuda selles valdkonnas, kõik on seal juba korras. aga siin on meie armastus on tegelikult pandud proovile kõigi tegelikult nende olukordade keskel. No nii, küll see kell läheb kiiresti, aga nüüd on niimoodi, et nüüd teeme niimoodi, et vaatame Jumala sõna peeglisse veel lõpuks. Ja need on salmid. Et need, kes on siis selle kõlbmatu mõtteviisi käes, tegema seda, mis on väär. Ja ma täna ütlen sedasi, me sageli ütleme nii jumala kartlikult, et noh, et vaata ainult iseennast sealt peeglist. No ikka vaata teisi ka. Tead, ma ütlen täna nagu sellise koha pealt, et võid julgelt vaadata elu ümberringi ka. Paulus kirjutas sinna maailma pealinna, et ära tunda sedasi, mis toimub. Kes on kes mida teeb. Ja sellepärast on see niimoodi, et ära süüdista praegusel hetkel, püha vaim annab sulle näha. Riigijuhtisid, ta annab näha sulle inimesi su ümber, ta annab sulle näha kõike seda, mis on ümberringi, et ära tunda, kes on kurja käes ja kes ei ole. Ja vaata, kes teevad väär asju, mis nemad siis, millised nad on. Nad on tulvil igasugust ülekohut, seadusetust. Seadused ei kehti, tunnistatakse nulliks kuni Riigikogudest saadik. Ebaõiglused asjad, ütleme, et see ka kreeka keeles on just seda öeldud. See teine salm, või sõna siin selles on öeldud kurjus. Nad on tulvil siis kurjust, see kreeka keeles on otseselt, nad on tulvil hoorust. Mis failid tulid kuskile esile, eks alles hiljuti? Selle teema failid tulid tegelikult, eks. Nad on tulvil neid asju, seadusetust, hoorust. Nad on ahned, järgmine asi on, nad on tigedad, nad on täis kadedust, nad on täis tapmist, riidu, kavalust, kiuslikkust, nad on keelekandjad. Ütleme, see kavalus on selline pettus, eks, kiuslikkus, see on niimoodi, et ütleme, siin riigid kiusavad üksteist oma vahel. Aga kuule, kas on niisuguseid riike, kes ei kiusa? On ikka ka. Aga mis riikide hulgas meie oleme? Me oleme kiusate hulgas, tuleb ütelda sedasi. Me paneme kiiresti kellelegi ikka mingeid tingimusi. Nad kardavad meid väga. Ja sellepärast on kallid niimoodi, me elame siin selles maailmas. Aga vaata, see loomus on selline. Vaata, see väikene laps, ta karjub ja kisab ja kiusab teist oma venda, nii mis hirmus. Ütleme, et vaata see, nii kaua kui kasvab ja võib-olla need loomuse muutused tulevad sisse. See on selline lugu. Nii, nad on laimajad, nad on jumala vihkajad, nad on julmurid, nad on ülbed, nad on kelkijad, kiidavad iseennast nii, mis hirmus. Kui teised ei kiida, pead ise kiitma ju. Tead, lihtsalt on, aga kui sa näed sedasi, et nad on sellised selles maailmas, Paulus ütleb, et vaadake, mis te ümber praegusel hetkel on. Ja nad on halva peale leidlikud. Nad teevad halba ja räägivad, et see olla hea. Et kui me teile praegu halba teeme. Et see on ikka väga hea teile. Meie jaoks on siin järgmine sõna veel vanemate koha pealt, jälle emadepäev. Nad on vanematele sõna kuulmatud. Eriti puudutab seda võiks ütelda, seda lapse iga ja asja. See on hea treeninguaeg ka. Kui sa oskad olla vanematele kuulekas, oskad olla koolis kuulekas, oskad olla töökohtades kuulekas, vaata kogu su elu tegelikult ja lõppkokkuvõttes oskad Jumalale ka olla kuulekas. Siis nad on need, kus me jõudsime, need vanematele sõna kuulmatud, olid juba ka, siis nad on mõistmatud. Ehk niisugused ettearvamatud, ilma mõistuseta võiks ütelda sellised, on truudusetud. Vaata, sõna ei maksa, kogu aeg keerad sõna ringi, lubad, ei tee, vaat ei ole. Truudusetud, lepimatud, halastamatud. Kes küll teavad Jumala käsku, et need, kes sellised asju teevad, on surma väärt. Kuid ei tee seda mitte üksnes ise, vaid tunnevad head meelt neid, kes nii teevad. Ja sellepärast, kallid, see on tänase maailma pilt. Amen. Tõuseme. Isa, me täname sind, et meil on sinu sõna ja isa, me ei taha selle tõe aluse pealt mitte kuskile kaduda. Jumal, me täname, kiidame, ülistame sind, et me võime praegusel hetkel seda armu paluda, et me keegi, kes me oleme praegu täna siin Jumala kojas ja keegi, kes seda jutlust kuuleb, et me keegi ei langeks ära sellelt kindlalt aluselt, milleks sina, issand, oled.
isa, me täname, kiidame, ülistame sind. et me ei ole täna mitte olnud uudiste juures, vaid me oleme võinud, Jumal, sinu sõna ja tõe kaudu vaadata selle maailma peale ja näha seda, mis on tegelikult toimumas. ja Jumal, kui me nägime iseennast täna selles viimases loetelus, siis lihtsalt parandame meelt, anna meile andeks iga punkt see, kus meie eksimused nendes asjades on. isa, kus me oleme laimanud, kus me oleme kelkinud, kus me oleme teinud neid valesid asju. Jumal, me tahame lahti saada sellest vanast loomusest ja riietuda selle uue loomusega, mida sina, issand, oled meile loonud ja valmistanud. Loo meile, issand, see puhas süda, uuenda meie sees see kindel vaim. isa, me täname, kiidame, ülistame sind Jeesuse nimel, amen.